Tere hommikust ja tere tulemast kuulama veebiseminari Alustava ettevõtte raamatupidamine ja palgaarvestus Merit Aktiva ja Merit Palgaga. Mina olen Annike Käsi, olen Merit Tarkvara turundusjuht ja olen tänase veebiseminari moderaator. Tänase veebiseminari viib läbi Merit Tarkvara konsultant Leelo Kubi ning lisaks on väga suur abimees tänasel veebiseminaril Merit Tarkvara klienditoe juht Kersti Toit. Kersti oluline roll on täna küsimustele vastamine. Tänane veebiseminar kestab umbes 1,5 tundi. Traditsioonilist kõige lõpus suuliselt küsimustele vastamist me ei tee, vaid kogu veebiseminari vältel on teil võimalik siin lehe all otsas oleva Q ja A kastikese juures esitada küsimusi. Me palume teil esitada kõik küsimused just seal Q ja A kastikeses, mitte chatis, sest chatis paratamatult lähevad küsimused kaduma. Ja lisaks sellele on meil väga hea seal pärast ka salvestada endale need küsimused. Me salvestame tänase veebiseminari ning paneme selle üles Merit Tarkvara YouTube'i kanalile, kodulehele, kindlasti jagame seda Facebookis ning otse loomulikult saadame kõigile registreerinutele ka järelvaatamise lingi. Järelvaatamise lingi saadame me ilmselt umbes 2 nädala jooksul, et kuna ma isiklikult lähen kolmapäevast puhkusele, siis ma loodan väga, et ma jõuan enne seda ära teha, kui mitte, siis ma olen tagasi 19. detsember ja siis saan juba teile kõigile selle laiali saata. Lisaks reklaamin ka, et meil 19. detsember toimub koos eelarvestamise tarkvara Veeraga hommikukohv. See toimub Facebook Live vahendusel, et soovitan meie Facebookil silma peal hoida, sinna üritusele ennast kirja panna ja kindlasti ka kuulata, et kindlasti väga hea võimalus laiendada enda teadmisi eelarvestamise valdkonnast ja lisaks isegi kui te otseselt ei plaani eelarvestamise tarkvara võtta kasutusele, et lihtsalt, et natuke kuulata, et kuidas keegi siis toimetab. Ja lisaks, kes ei ole veel Meriti kasutaja, siis 17. detsembrini käib meil esmaostjatele kampaania, et kõigi esmaostjate vahel loosime välja 2500 eurost S-Traveli kinkekaardi. Ja lisaks, kes on juba Meriti kasutaja, siis ka teie saate osaleda selles kampaanias. Teid lihtsalt ei registreerita automaatselt, vaid te peate kampaania lehel ennast kirja panema. Nii et merit.ee/kampaaniad saate täpsemalt vaadata, et mis te siis selleks tegema peate, et te saaksite kampaanias osaleda. Ma usun, et nüüd sai kõik tähtis minu poolt öeldud. Veel kord, et 6. alla esitada küsimusi, siis 1,5 tundi kestab veebiseminar ja me salvestame selle ja järelvaatamise lingi saadame umbes 2 nädala jooksul. Aga palun, Leelo, ma annangi sõnajärje üle sulle. Aitäh, Annike. Ja tere teile kõigile minu poolt ka. Mina olen Leelo Kubi. Igapäevaselt töötan ma Merit Tarkvaras klienditoes ja mul on väga hea meel, et saan teile tutvustada, kui lihtne on Merit Aktivat ja Merit Palka kasutada. Merit Aktiva ja Merit Palk programmid mõlemad aitavad ettevõtjatel raamatupidamise ja palgaarvestuse lihtsaks teha. Meil on juba üle 32 aasta kogemust, kuna tegemist on pilvepõhiste programmidega, siis saab neid kasutada igal ajal ja igal pool, kus internetiühendus on. Merit Aktiva on kõige populaarsem raamatupidamise tarkvara Eestis. Meil on üle 29 000 aktiivse kasutaja ning üle 67 000 firmale tehakse raamatupidamist Merit Aktivaga. Merit Palk programm on hästi populaarne. Iga 4. erasektori töötaja palk arvestatakse Eestis Merit Palk programmiga. Räägime kõigepealt raamatupidamise programmist. Vaatame, miks valida Merit Aktiva.
100% paberivaba raamatupidamise tegemise võimalus tähendab seda, et kõik raamatupidamisega seotud dokumendid saab failidega programmi lisada. Automaatika aitab aega kokku hoida. Merit Activas saab luua otseühendused LHV, SEB, Coop ja Swedbankiga ning pangatehingud imporditakse otse programmi. Ka maksekorraldusi saab otse programmist nendesse pankadesse saata. Teiste pankade puhul saab väljavõtted ja maksekorraldused importida failiga. Automaatikast veel on võimalik käibedeklaratsiooni otse programmist Maksu- ja Tolliametisse saata ja samuti on olemas API liidestus teiste tarkvaradega. Merit Activasse uue ettevõtte loomisel on meie poolt juba eelseadistatud erinevate ettevõtete tüüpide kohta kontoplaan, artiklid, kasumiaruanne, tulemiaruanne. Ehk alustamine on seetõttu hästi lihtne. Kui teil on näiteks äriühing, kes kasutab kasumiaruande skeemi 1 või FIE või MTÜ või korteriühistu, põllumajandus, ka avalikule sektorile on meil eelseadistatud juba ettevõtte tüüp olemas. Ja klienditugi on meil tasuta ja mul on rõõm öelda, et saame oma klientidelt väga head tagasisidet. Merit Activa litsentsi hinna sees on kõik programmi uuendused, olgu tegemist seaduste muutumisega või muude täiendustega. Hinna sees on ka 2 firmale raamatupidamise tegemine. Iga täiendava firma hind on 2 eurot pluss käibemaks kuus ja lisada saab piiramatul arvul firmasid. Andmeid hoiame turvalises pilveserveris. Merit Activa kasutajate vahel saab saata ja vastu võtta e-arveid tasuta. Kindlasti täna veel vaatame, kuidas saame selle aktiveerida. Ja litsentsi hinna sees on kõikides Activa pakettides API liides dokumentide digiteerijatega, nagu näiteks Postbucket, Envoice ja Fitech. Pro ja Premium paketis on API liidese võimalus ka muude tarkvaradega, näiteks kui teil on kasutusel veebipoed või mõni kassasüsteem või andmeanalüüsi tarkvarad. Võimalik on valida 3 erineva paketi vahel: standard, Pro ja Premium pakett. Järgnevatel slaididel ongi pakettide funktsioonid välja toodud. Kõikides pakettides saab juurde lisada tasuta piiratud õigustega kasutajaid. Piiratud õigustega kasutajal on programmis müügimenüüle juurdepääs. Ta saab teha müügiarveid. Kõikides pakettides on olemas ka pankade automaatika ja võimalus käibedeklaratsiooni otse Maksu- ja Tolliametisse saata. Samuti ka e-arvete saatmise ja vastuvõtmise võimalus. Pro ja Premium paketis saab juurde lisada tasulisi lisakasutajaid ning anda neile programmis menüüde vaatamise ja muutmise õiguseid. Pro ja Premium paketis saab kasutada ka korteriühistu funktsioone ja vajadusel pidada mitut ladu. Premium pakett on kõige suuremate võimalustega ja seal saab avalikule sektorile raamatupidamist teha. Lisaks saab koostada ja otse kliendile saata pakkumisi, müügitellimusi ja ettemaksuarveid. Et see on väga mõnus funktsioon. Saadate otse programmis kliendile pakkumise, klient saab meili peale selle pakkumise ja seal meilis oleva lingiga juba saab kinnitada ja info liigub teil ilusti programmi tagasi. Ja saab veel vajadusel lisada siis piiramatu arv dimensioone Premiumi paketis ning kaubadokumentide vahetamiseks on telemedi võimalus. Merit Activa tasuta versiooni saate kasutada kuni 6 kuud kasutajakonto loomisest ning sisestada kuni 100 müügiarvet, 100 ostuarvet ja 100 pearaamatukannet. Tasuta paketis saate kasutada kõiki Premium paketi võimalusi. Räägime ka Merit palkprogrammist. Kõik lepingud ja palgaarvestuse dokumendid on võimalik failidega programmi lisada ehk 100% paberivabalt palgaarvestust pidada.
Seaduste muudatustest tulenevad programmiuuendused toimuvad automaatselt ja kasutaja ei pea nende pärast muretsema. Võimalus on pärida andmeid otse Maksu- ja Tolliameti töötamise registrist ning saata DSD otse programmist Maksu- ja Tolliametisse. Töötajatele saab palgateatised saata nende meili peale ja palkade maksekorraldused saame otse panka ettevalmistatud maksekorralduste alla saata. Merit palgaprogrammi arendamisel peetakse oluliseks, et programmi oleks lihtne kasutada ja automaatikad aitaksid kasutajatel aega kokku hoida. Mis on Merit palk litsentsi hinna sees? Litsentsi hinna sees on kõik litsentsi kehtimise ajal välja tulevad uuendused, olgu tegemist seaduste muutumisega või muude täiendustega. Lisaks tasuta kliendi tugi. Nagu ka Activas on palgas litsentsi hinna sees kuni 2 ettevõttele palgaarvestuse tegemine. Alates 3. ettevõttest lisandub vaid 2 eurot pluss käibemaks kuutasule juurde iga täiendava ettevõtte eest ja võimalik on lisada piiramatu arv firmasid. 1-2 töötajaga ettevõtetele on Merit palkprogramm tasuta. Kindlasti kasutage võimalust, kui teil on 1-2 töötajat, võtke endal Merit palkprogramm kasutusele. Kui teil on aga rohkem kui 2 töötajat, siis pakett valige kõige suurema töötajate arvuga firma järgi. Programmi kohta on põhjalikud juhendid ja lisaks postitame uudistena ka aktuaalseid lühijuhendeid erinevatel palgaarvestuse teemadel. Merit palgal on 2 paketti, standard ja pro. Standardpaketiga on võimalik kogu palgaarvestus otsast lõpuni ära teha. Pro paketis on täiendavad lisavõimalused näiteks personali arvestuse jaoks ja ka API liides teiste tarkvaradega. Ja automaatselt uuenevad maksumäärad. Programm koostab palga pearaamatu kande, mida saab siis mugavalt Merit Activasse saata. Töökatkestuste tasude automaatne arvestus on ka. Töötajale saame meilile saata palgateatiseid, puhkusekohustused detailse aruande ja ka koondpalgateatise. Lisaks on veel lai valik ülevaatlikke aruandeid ja tasude import välisest aja ja tasude arvestuse süsteemidest. Vaatame natukene ka, mis on siis Pro paketis lisaks. Pro paketis on võimalus tasusid jagada kulukohtade ja projektide vahel, pidada personali arvestuse infot täiendkoolituste, varade tervisekontrollide ja tõendite osas, täiendavad andmete importimise võimalused. Näiteks kui programmi alustamisel on hästi mugav korraga importida kõikide töötajate kontaktandmed, maksuvaba tulumäärangud, palgakokkulepped, puhkusekohustuse määrad. Eriti hea on see funktsioon, kui on palju töötajaid. Ja lisaks on siis veel Pro paketis API liides teiste tarkvaradega info vahetamiseks, näiteks kui on kasutusel mõni väline tööaja arvestuse programm. Merit palka saate tasuta proovida. Täiesti tasuta ja ilma ajalise piiranguta saavad palgaarvestust teha ettevõtted, kellel on siis 1-2 töötajat. Ja aasta 2022 andmetel oli Eestis üle 57 000 ettevõtte, kellel oli 1-2 töötajat ja kõik need ettevõtted saaksid enda palgaarvestuse teha Merit palkprogrammiga tasuta. Ning kui te lähete üle suurema töötajate arvuga paketile, siis piisab sobiva paketi ostmisest ja piirangud kaovad. Kõik juba sisestatud andmed jäävad alles. Vaatame natukene üle ka, et mida me siis täna programmis teeme. Kõigepealt vaatame, kuidas luua kasutajakonto ja lisame Merit Activasse uue ettevõtte. Siis teeme esmased seadistused ja vaatame üle automaatikate aktiveerimise, et saaksite edaspidi enda aega kokku hoida ja programmi võimalusi maksimaalselt ära kasutada. Seejärel me lisame müügiarved ja ostuarved ning kajastame pangatehingud. Koostame ka käibedeklaratsiooni.
Meritpalga programmis käime ka palkasid arvestamas ja koostame seal DSD deklaratsiooni ning Meritpalga programmis saame kätte ka palga pearaamatu kande ja saadame selle Meritactivasse. Kõige lõpus tasaarveldame ka maksuvõlad maksude ettemaksuga ja kui kõik tehingud on sisestatud, siis me saame vaadata ka aruandlust. Selleks, et tekiks ettekujutlus, millise ettevõtte näitel täna toimetame, et siis info on selline, et see ettevõte on loodud 1. mail 2023 aastal. Asutamisel tehti kohe osakapitali sissemakse, et 2500 eurot on kantud ettevõtte pangakontole kohe asutamisel hetkel. Ja ettevõtte alguses ei ole käibemaksukohustuslane, kuid alates 1. novembrist hakkas ettevõtte käibemaksukohustuslaseks ja siis vaatame, et kuidas programmis seadistust teha ja juba käibemaksu arvestusega arveid lisada. Samal kuupäeval ehk siis 1. novembril võeti tööle ka üks töölepinguga töötaja, kellel siis on kindel kuupalk ja juhatuse liikmele hakatakse igakuist juhatuse liikme tasu maksma. Ettevõtte üldine palgapäev on jooksva kuu lõpus, et võib-olla see on selline natukene lihtsam, et samas kuus, kus palk välja teenitakse, makstakse ka kuu lõpus palk välja. Nii, aga alustame siis kõigepealt konto loomisega. Konto loomiseks tuleks tulla merit.ee kodulehele ja valida nupp Loo tasuta konto. Konto loomiseks tuleks sisestada enda meiliaadress, mis siis edaspidi jääb teie kasutajakontoks, millega programmi hakkate sisse logima. Ja kindlasti oma nimi tuleb märkida ning tutvuda ja nõustuda kasutus- ja privaatsustingimustega. Ning kui vajutada nuppu Loo konto, siis Meriti poolt saadetakse teile sinna meiliaadressile kiri, kus on sees salasõna määramise link ja kui salasõna on ka määratud, siis saab tulla ja programmi sisse logida. Sisse logimiseks saab tulla Meriti kodulehelt ja valida nupu logi sisse. Sama kasutajakontoga saab kasutada Meritactivat ja Meritpalka. Programmi soovitame kasutada Google Chrome'i brauseris, sest sellega on programmi töötamine testitud. Ja mina olen pannud endale, et seda teekonda sisse logimiseks lihtsustada, siia Google Chrome'i rakenduste riba peale sellised aadressid nagu activa.merit.ee ja palk.merit.ee, et ma saan kiirelt siit rakenduste riba pealt minna sisse logimise aknasse. Ja logime praegu teiega koos programmi sisse. Nii, sisse logimise aknas ma saan valida juba programmi keelt, et programmi on siis võimalik kasutada eesti, inglise, soome ja vene keeles ning logime ilusti programmi. Hetkel on mul üks ettevõtte vaade siin ees, kuid esmakordselt programmi logides on uue ettevõtte moodustamise vaade ja selle me saame kohe endale uuesti tekitada, kui me hakkame uut ettevõtet moodustama. Ma lähen vasakul üleval servas 3 punkti peale. Klõpsates avaneb selline rippmenüü, kus on kõik minuga seotud ettevõtted ja lisan siit nupuga lisaettevõte. Nüüd uue ettevõtte moodustamiseks tuleb läbi teha 3 sammu. Kõigepealt trükime ettevõtte nime. See rippmenüü, mis siia alla tekib, on pärit äriregistrist. Valin siit enda ettevõtte ja valin ära firma tüübi. See firma tüübi valik on nüüd hästi-hästi oluline, et seda hiljem enam muuta ei saa. Ja firma tüübi valik määrabki ära siis selle ettevõtte algseadistuse, kontoplaani, artiklid ja kasumiaruande, tulemiaruande. Et kindlasti tuleb siin teha õige valik kohe alguses.
et kui teil on selline osaühing või aktsiaselts, kes kasutab kasumiaruande skeemi 1, et siis see lihtsalt sõna äriühing ongi vajalik ettevõtte tüüp. Veel on võimalik siis valida FIE, MTÜ, korteriühistu, põllumajandusettevõttel on võimalik teha raamatupidamist ja äriühing, kes kasutab kasumiaruande skeem 2, et siis see valik on siin olemas ka ja ka avalikule sektorile saab siis teha Merit Activaga premium paketis raamatupidamist. Täna valime selle äriühingu, kes kasutab kasumiaruande skeem 1. Ja arvestuse alguse kuupäev, siia tuleks nüüd märkida see kuupäev, millega me programmis raamatupidamist hakkame tegema ja meie hakkame siis tegema 2. mai kuupäevaga. Ja jätkame. Nüüd teine samm on üle vaadata ettevõtte andmed. Ma teen täna sellise ettevõtte, et ma muudan natukene seda nime. Ja võtan esialgu ära ka käibemaksukohustuslase numbri, sest ma tahaksin teile näidata, et kui alguses ettevõte ei ole käibemaksukohustuslane, et kuidas siis toimida ning kuidas siis hiljem, kui ettevõte on otsustanud, et ta soovib käibemaksukohustuslane olla ja on käibemaksukohustuslaseks saanud, et kuidas siis programmis seadistust teha. Veel saab siit täiendada ettevõtte kontaktandmeid ja jätkame. Nüüd viimase sammuna on vaja meile anda programmile teada, missuguses pangas on ettevõte endale pangakonto avanud. Kui pangakontot veel avatud ei ole, et siis vähemalt see panga nimetus siia ära märkida, kus te seda plaanite teha. Et paneme siit ühe konto ilusti paika ja salvestame. Nüüd sellega meil ongi ettevõtte andmebaas loodud ja vaatame kergelt üle, kuidas on menüüd programmis üles ehitatud. Et hetkel on meil lahti selline töölaua vaade ja standardpaketis ongi ettevõtte töölaud. Pro ja premium paketis on veel 2 lisalehte, et ettevõtete koondvaade ja kasutajate haldamine. Et näiteks raamatupidamise büroodel väga hea võimalus liikuda, kui on palju ettevõtteid või kasutajaid. Aga siis ettevõtte töölaual on head kiired ülevaated, näiteks laekumata müügiarvete kohta ja väga paljud ettevõtjad kasutavad ka seda võimalust, et otse siit töölaualt on võimalus juba müügiarvet koostama minna. Lisaks veel tasumist vajavad ostuarved, et ka siit saab ostuarveid juurde lisada või minna otse kinnitamata ostuarvetesse vaatama. Sinna kinnitamata ostuarvetesse jõuavad e-arvetena programmi jõudnud ostuarved. Ja natuke allpool on veel siin pangad ja kassad ja API-liidestused ning kontode info kohta on ka kena tabel toodud, et tegelikult siia on hea validagi välja need kontod, mille vastu te kõige rohkem huvi tunnete ning kontoplaanis kontokaardi peal on võimalus märkida, et selle konto info jõuaks töölauale, et saab enda käe järgi ära siit seadistada ja teadete tahvel on ka siia paremale külje peale toodud, et kindlasti hoidke siin ka silma peal, sest me postitame siia erinevaid uudiseid ja selliseid lühijuhendeid aktuaalsetel teemadel, et kindlasti on abiks. Ja vaatame nüüd, kuidas menüüdes liikuda. Et siin töölaua menüü on või üldse see menüü on üleval servas ja praegu siis oli lahti töölaua menüü, kus on Pro ja Premium paketis veel lisalehed. Kuid võtame lahti müügimenüü, et tegelikult hästi hea ongi otsustada selle järgi, et mida mul vaja teha on. Kui ma tahan müügiarveid esitada, koostada, siis lähen müügimenüüsse ja kõik need rippmenüüd on niimoodi üles ehitatud, et siin üleval pool on siis andmete
sisestamine. Keskel on püsiandmed, saan vaadata näiteks müügiartikli kaarte ja kliendikaarte ning allpool siis on aruandlus. Ja müügimenüüsse me ilusti jõuame mõne hetke pärast veel, tuleme müügiarveid koostama, kuid vaatame ka teised menüüd kiirelt üle. Maksed menüüsse ma tulen alati, kui mul on vaja pangatehingutega tegemist teha. Maksed menüüs siis jällegi ülevalpool sisestan andmeid, püsiandmed, pangakaardid ja kassakaardid on mul siin keskel ja aruandlus allpool. Hiljem jõuame siia pankadega otseühendusi looma. Ostuarvete menüü, alati tulen siia, kui mul on vaja ostuarveid sisestada või siis kinnitada ära need ostuarved, mis on tulnud sisse e-arvetena. Ja kui mul on tegemist aruandva isikuga, siis aruandva isiku kuluaruanded saan ka ostumenüüst sisestada. Püsiandmed on jällegi siin keskel, artiklikaardid. Me oleme juba ette valmis teinud päris pika nimekirja ostuartikleid, et oleks hästi mugav programm kohe kasutusele võtta, et ei pea ise selle peale palju mõtlema. Ja tarnijakaardid ning aruandvad isikud tuleb ka alati programmis võtta siis nimeliselt arvele ja igal pool, kus on aruandva isikuga toimetamist, näiteks maksate talle pangast, hüvitate mõne kuludokumendi, siis kindlasti ma pean igal pool tema nimeliselt valima, et ta toimib nagu tarnija. Ja aruanded on siin allpool siis kättesaadavad. Finantsimenüüst saame sisestada pearaamatukandeid. Üldiselt pearaamatukandeid on väga vähe, mida sisestada, et siia meile jõuab näiteks palgaprogrammist ka palgakulu pearaamatukanne, et kui me hiljem seda teeme, et siis saame vaadata ning käibedeklaratsiooni saan siis finantsmenüüst ka koostada ja käibedeklaratsioon on siis võimalik saata Maksu- ja Tolliametisse otse programmist. Siis on veel püsiandmed, et siin on väga hea kontode ülevaadet vaadata ning allpool siis aruandlus, bilanss-kasumi aruanne, rahavoogude aruanne otsesel meetodil ja majandusaasta aruannete jaoks siis saab siit kätte sellise faili salvestada, et bilansi ja kasumi aruande andmed saab selle failiga ettevõtja portaalis seal rik.ee, kui aasta aruannet teete, selle sobiva failiga saab seal need aruanded üles laadida. Ka lauaarvestus saab teha, selleks on täiesti eraldi menüü, ladu ja samamoodi andmete lisamine siin üleval, artiklid, lauaartiklid, kui lauaartiklid on kasutuses ja ma müün laokaupa, müügi alt koostan müügiaruande, kus ma kasutan lauaartiklit või mitte müügiaruande, vaid müügiarve, vabandust, kus ma siis kasutan lauaartiklit või siis, kui ma ostan laokaupa, ostuarves kasutan lauaartiklit, siis kogu see info jõuab ka laomenüüsse. Ja kellel on ladu kasutusel, kindlasti tuleks iga kuu teha vähemalt ühe korra läbi oma hinna ümberarvestuse ja laokoguse ümberarvestuse. Ning põhivara menüü on siin veel. Kellel on siis põhivara? Siis põhivara osas tuleb lihtsalt meeles pidada, et kõik põhivaratehingud tuleks programmis teha kronoloogilises järjekorras ning kui on põhivaraettevõttel, siis amortisatsiooni arvestust tuleks käia teha kord kuus. Et see on hästi lihtne, hiljem teeme selle läbi ka. Ning vaatame, natukene on veel nuppude valikud siin paremal üleval nurgas. Selle pluss nupuga saan lisada uusi dokumente, et jällegi ma sain neid lisada siin nendes menüüdes. Mõnda asja sain ka otse töölaualt lisada, aga siis on veel selle pluss-nupu alt ka võimalik lisada, et kes siis kuidas endale käepärasemalt tunneb ja kasutama hakkab. Siin hammasratta nupu all on seadistused,
kohe-kohe sinna jõuame, teeme esmased seadistused ära, kuid vaatame veel siia küsimärgi nupu alla, et siit avaneb meil abikeskus. Ja kui on vaja klienditoe telefoninumbrit või meiliaadressid kiirelt kätte saada, siis selle leiab siit. Ning kui on küsimusi litsentside või siis kasutajate kohta, siis müügitoe telefoninumber ja meiliaadress on ka siin kiirelt leitav. Ja kõikide menüüpunktide kohta on sellised kiired lühikesed juhendid, et siin on väga hea käia spikerdamas. Tõesti, et kui on tegemist põhivaraga, saan käia, vaadata siin neid põhivara väikseid juhendeid. Lisaks nendele lühijuhenditele, mis programmist kohe saada on meil kodulehekülje peal ka põhjalikud juhendid ja on ka päris palju videojuhendeid, et kindlasti me täna veel jõuame sinna kodulehele juhendite alla ka, aga et seal oleme teinud ka põhjalikumad juhendid, et oleks hästi hea, kui tekib küsimusi, vaadata. Ja kellukese nupu alla postitame siis teavitusi, tasub silma peal hoida ja siin kasutajaprofiil, selline inimese moodi nupp. Siit avaneb siis võimalus programmi keelt muuta, enda kasutajakontot vaadata ja kui ma täna töö lõpetan, et siis ma login programmist välja ka. Siin on siis välja logimise nupp. Ning päris üleval paremal nurgas, kõige viimane nupp on siis selline ostukäru, telli juurde. Siin ma saan otse programmist endale litsentsi tellida ja vajadusel ka kasutajaid juurde tellida. Annan ühe väikse nipikese selleks, et kui kellelgi on nüüd juba loodud kasutajakonto ja on loodud ka siis endale andmebaas, aga täpselt ei ole meeles, missugune firma tüüp sai alguses valitud, siis programmi aknas see firma tüüp, ei tea, kas te näete hästi, aga siin ma panen selle kasti siit kinni, siin päris all paremal servas hästi hele kirjaga on kirjas äriühing. Et ma loodan, et see on näha, et ma natukene siit liigutan hiirega hästi all servas. Siin päris all servas paremal nurgas on ka selline chattimise nupukene, et siit saate siis meiega otse programmi aknast klienditoega siis hakata chattima, oma küsimused küsida ja vastame teile siis siin samas aknas kirjalikult. Nii, aga saame siis minna vaadata üle need esmased seadistused. Selleks läheme siit hammasratta nupu alt ja jõuame seadistustesse. Seadistuste menüü on üles ehitatud niimoodi, et siin kõigepealt on ettevõtte andmed, siis on üldised seadistused eraldi, finantsiseadistused ja ka dimensioonid. Ja meie vaatamegi täna siit finantsiseadistuste alt kõigepealt majandusaastat paneme paika. Võtame majandusaastad ja kuna see ettevõte, keda me täna vaatame, on asutatud 1. mail 2023, siis kõik need alumised, mis on majandusaastatena mul siin read kirjas, on minu jaoks üleliigsed ja ma kustutan nad ära. Klõpsan siia alumise rea peale ning kustutan siit päris mitmed read ära, sest mul ei lähe neid siin andmebaasis vaja. See ettevõte on loodud 1. mail. Ja jätan selle 2023, aga pean sättima ka alguse kuupäeva paika ja klõpsan siit selle majandusaasta kaardi lahti. Ja ütlengi, et ilusti, et 1. mail on see ettevõte siis majandusaasta algus. Ja kui siin majandusaasta kaardil on aktiivne linnukene sisse lülitatud, siis see tähendab seda, et ma saan siia majandusaastasse dokumente lisada ja muudatusi teha. Kuid kui mul nüüd see 2023 majandusaasta saab läbi ja teen ka ära aastaaruande, esitan äriregistrile ära ja ühtegi muudatust ma enam siia vanasse perioodi teha ei taha, et siis ma tulen ja lülitan selle aktiivse linnukese siit majandusaasta juurest välja. Praegu aga salvestame ja lisame juba
natuke etteruttavalt ära ka uue majandusaasta, mis on siis 2024 kohta. Ja läheme siit tagasi, valime kõik seaded. Jällegi oleme siis seadistuste vaates ja vaatame üle algsaldod. Kes nüüd alustab Merit Activa kasutamist nii-öelda poole raamatupidamise pealt, et kuskil mujal programmis olete juba raamatupidamist teinud ning soovite tulla olemasolevate andmetega sealt poole raamatupidamise pealt üle Merit Activat kasutama, et siis saabki alustada siit algsaldodega. Näiteks vaatate sealt vanast programmist, kas siis nüüd aruandekuu lõppsaldod või siis kui teil nüüd majandusaasta kohe lõpeb, teete vana majandusaasta seal vanas programmis lõpuni, et siis majandusaasta lõpusaldod vaatate ja alustate uuel majandusaastal Merit Activaga, siis saab need algsaldodena siin üles võtta. Ja praegu on meil siis pearaamatu kontode algsaldo vaade. Ja igale kontole, kus teil on siis jääk, saab üles võtta saldo. Ja kontode algsaldo importi saame teha failiga, et oleks lihtsam. Ja võtame meie ka täna siis failiga. Ja import. Ja kuna see ettevõte on alles alustanud 1. mail ja ta kohe maksis sisse ka endale osakapitali, siis sellepärast tuleb temal siia algsaldodesse see pangatehing, et see 2500 eurot ja kui me nüüd siia allapoole kerime, tükk maad allapoole, et siis ka osakapital on temal üles ilusti võetud. Oluline on see, et kui te nüüd olete ära lisanud või importinud need saldod, siis debet kokku ja kreedit kokku peaksid ilusti võrduma ja kindlasti siis tuleb siin lõpus ka ära salvestada. Igal pool programmis, kus on selline kirjaklambri nupukene, saan ma lisada faili. Võtame siit kirjaklambri nupu alt ja lisame selle impordi faili ka näiteks siia. Et see on hästi hea võimalus oma dokument otse programmis säilitada. Ja siin algsaldode lisamise juures on tegelikult veel võimalus siis andmeid anda. Need müügiarved ja ostuarved ning klientide ettemaksed, tarnijate ettemaksed ja ka aruandvat isikut puudutavad võlad ja nõuded, et need saan ka eraldi võtta siis ülesse. Näiteks kui mul on algsaldo kuupäevaga laekumata müügiarveid, siis siit müügiarved nupu alt ma ilusti võtangi rida-realt nad ülesse või ma impordin siis jällegi sellise müügiarvete algsaldo impordi failiga endale andmed siia programmi ja see info, mis ma siit täiendavate nuppude alt lisan, jõuab müügimenüüsse, ostuarvete kohta ostumenüüsse ja kellel on nüüd ka põhivara, mis on vaja algsaldoga ülesse võtta, siis selle põhivara saan ma ka siin ülesse võtta, kas nüüd rida-realt täidan käsitsi või kui on rohkem, alati tasub siis importida failiga ning siis tekivad ilusti mulle põhivarakaardid, mis on ära täidetud ja jõuab info põhivara menüüsse. Ja vaatame natukene Meriti kodulehele ka, et merit.ee, et kuidas ma saan kätte need impordiks vajalikud failipõhjad. Meriti kodulehel üleval keskel on tugi. Tugi alt ma saan valida Merit Activa juhendid. Ja siin on nüüd palju erinevaid juhendeid, kirjalikud juhendid, videojuhendid ja ka sellised natuke spetsiifilisemad küsimuste tekkimisel veel ekstra koostatud juhendid, et kindlasti tasub tulla neid ka siia vaatama, et äkki mõni juhend on abiks ja võtame praegu Activa juhendid. Activa juhendites ongi siin alustamises, kohe-kohe alguses ongi alustamise poolelt välja toodud need
algsaldode importimise juhendid. Need pearaamatukontod algsaldod, mida me tegime esmalt, siis on veel võimalik see kliendivõlgnevuse import, tarnija võlgnevuse import, põhivarade import, et kõik need näidisfailid saate siit kätte, saate need enda andmetega ära täita ja siis juba läheb lihtsasti importimine. Ja see oli siis nüüd algsaldodega alustamine. Läheme sammukene tagasi ja vaatame kõik seaded. Nüüd oleme ikkagi finantsiseadistuste tulbas ja valime kontoplaani, et vaatame kontoplaani ka koos läbi. Kontoplaani osas ma korraks võtan siit filtri, et kõik kontod, et kontoplaan on juba meie poolt ette ära tehtud. Vajadusel võite uusi kontosid juurde lisada või siis olemasolevaid muuta, et see pliiatsinupukene on selline muutmise nupp ja kui mõnda üldse vaja ei ole, et võib ära ka kustutada. Aga üldiselt ei pea väga palju vaeva midagi nägema, et see kontoplaan sobib, see on üles ehitatud vastavalt sellele ettevõtte firma tüübile, mis te ettevõtte moodustamisel valisite. Aga teinekord, kui ikkagi läheb vaja, et siis saab uusi kontosid siia juurde lisada ning kui on nüüd pangakonto või kassa lisamine, et nendeks on eraldi nupud olemas siin kontoplaani juures ja tegelikult ka maksed menüüst otse saame panka ja kassat juurde lisada. Aga vaatame kergelt üle, et siin on kontoplaanis on kontode koodid ja 1000-ga algavad siis bilansivarade kontod. Kui me siit nüüd hakkame järjest kerima, natukene kirju on vaadata, aga kerin sinnamaani, kus hakkavad siis 2000-ga kontod. 2000-ga algavad bilansikohustuse kontod. Ja jällegi kerime senimaani, kuni algavad siis 3000-ga kontod. 3000-ga kontod on siis bilansis või mitte bilansis, vaid 3000-ga kontod on tulukontod. Ja natuke allapoole veel vaadates 4000-ga kontod on kulukontod. Ja igal pool programmis, natukene läheme siit nüüd üles tagasi. Nii, igal pool programmis, kus on päistel, tulbapäistes sellised luubimärgid, siis ma saan otsida nende luubimärkidega. Filtreerimiseks on need siis mõeldud. Nii, ja läheme jälle sammukene tagasi, kõik seaded. Ja ennem kui me nüüd müügiarveid tegema läheme, vaatame üle ka siit üldiste seadistuste tulbast numbriseerijad. Siin numbriseerijate all ma saan anda programmile teada, missugust arvenumbrit peaks programm mulle uue arve lisamisel pakkuma. Et siia saan ise välja mõelda siis arvenumbrite süsteemi, nagu ma soovin. Ja on veel siis võimalik aastapõhine nummerdamine, kus siis tekibki numbri formaat aasta ja number. On võimalus ka müügiarve numbrile ette lisada prefiks, et selline eesliide, et kes siis soovib. Aga täna me mängime selle olukorra läbi, kus mul on järgmine müügiarve number siin 1000 ja lihtsalt ongi number ilma aastata. Mida siin numbriseerijates veel võiks ära seadistada, et kui teil on kasutusel veel siin näiteks koondarveid või ostutellimusi saab nummerdada ära, aga kellel on siis põhivara kasutusel, et siis tasub panna järgmise põhivara numbri. Ja salvestame muudatused ja liigume siit sammuke tagasi kõik seaded. Nüüd hästi hea on üle vaadata ka müügiarve seadistus. Võtame siit lahti. Müügiarve seadistusel on 2 vahelehte. Esimese lehe peal on mul hea ära määrata, missugust müügiarve kuupäeva mulle programm peaks uue müügiarve lisamisel pakkuma. Näiteks, kes on harjunud jooksvalt müügiarveid kohe tegema ja näiteks kas või otse siis mobiilist, et kes soovib mobiilist programmi kasutada, siis avage läbi interneti brauseri programm, et oleme
programmi siis vaateid kohendanud mobiilsetele seadmetele ka. Ja siis on hästi mugav, kui see jooksev päev on näiteks müügiarve kuupäevaks. Ja siin allpool on sisse lülitatud trükiviitenumber. Ma tõesti soovitan kasutusele võtta kindlasti viitenumber ja kui siin seadistustes on see trükiviitenumber linnukene sisse lülitatud, siis programm müügiarvele koostab viitenumbri. Lisaks on võimalus veel kliendikaardi peale märkida viitenumbri alusnumber, et oleks sellel kliendil kasutusel kogu aeg personaalne viitenumber. Ja mida siis programm viitenumbri järgi teeb? Kui nüüd viitenumber on kasutusel ja klient maksab ja kirjutab ülekandes viitenumbri ka, siis programm tunneb, kui pangatehing, see arvelaekumine jõuab programmi, siis programm tunneb tänu sellele viitenumbrile ära, et see on selle arvelaekumine ja oskab nad juba kokku siduda. Et väga-väga palju aitab see endal aega kokku hoida. Et tõesti soovitan viitenumber alati kasutusele võtta. Ja hea on veel siis ka kommentaarina müügiarvele lisada, et klient siis ei unustaks viitenumbrit kasutada. Ja kellel on veel klientideks riigiasutused, et siis tasub sisse lülitada see väli, kus on trükiarvele kliendi kontaktisik. Ja salvestame. Et riigiasutused lihtsalt tahavad seda kontaktisiku infot saada arvele ja vaatame üle ka teise vahelehe, müügiarve disain. Siin saame lisada arvele kindlasti oma ettevõtte logo. Nii, valime siit ühe logo, natukene võime siit sättida ka näiteks. Ja saame muuta ka arve värvi. Ja salvestame muudatused. Nüüd standardpaketis on siis kõige lihtsamad sellised disaini võimalused, et saangi logo lisada ja värvi muuta. Pro paketis ma saan lisada uusi arvevorme ning siduda neid arvevorme siis kliendigrupi või näiteks osakonnaga, aga premium paketis on kõige laialdasemad arve disainimise võimalused, et kes siis kasutab premium paketti, kindlasti disainige endale ilus omanäoline arve. Ja vaatame nüüd veel seadistustesse, et disainijuhend premium paketi jaoks on meil ka ilusti olemas kodulehel juhendite all, et kes vähegi huvi tunneb, saab väga ilusa arve endale disainida. Aga vaatame nüüd natukene siit seadistustes veel, et üldiste seadistuste tulbast e-posti seadistused, et kohe-kohe varsti jõuame nende esmaste seadistustega lõpule. Kuid kuna me saame otse programmist kliendi meili peale saata talle siis müügiarve, siis me teeme ära ka e-posti seadistused. Kirjade saatmise viise, et siin on 5 erinevat valikut. Soovitan ära seadistada ühe nende 3 alumise hulgast, kuna nende puhul käib kiri läbi privaatse serveri. Nende 2 ülemise puhul võib juhtuda, et see kiri jõuab rämpsposti hulka. Ütleme, et kirjutan siia oma ettevõtte meiliaadressi. Kindlasti ma soovitan kas siis koopia e-posti või pimekoopiasse ka enda ettevõtte meiliaadressi märkida, sest kui ma saadan arve välja programmist meili peale, siis seda kirja ennast programmi alles ei jää. Et seetõttu on väga hea, kui pimekoopiana näiteks jõuab see kiri minu enda meilipostkasti ka ja ma säilitan seda kirja seal. Siin allpool on erinevad vaikimisi sõnumid, mida ma siis saan ka soovi korral muuta. See tekst siis läheb kirjaga kaasa ja salvestan. Läheme jälle kõik seaded. Ja nüüd vaatame üle ka e-arvete saatmise seadistused, et see on siin ettevõtte andmete tulbas e-arvete ja muu integratsioonide seadistus.
kindlasti tasub ära aktiveerida e-arvete vahetus teiste Merit Activa kasutajatega, sest see on tasuta. Ja väga hea on saata teisele siis oma kliendile müügiarvet, kes kasutab ka Merit Activat. Selleks, et ma nüüd arvet välja saaksin saata, ma ei pea midagi tegema. Aga kui ma soovin ka vastu võtta endale siis ostuarveid teistelt Merit Activa kasutajatelt, siis tuleb juhatuse liikmel ennast aktiveerida või autentida siin aktiveerimise juures, kas siis ID-kaardi või mobiili-ID-ga. Ja e-arved, mis tulevad ostuarvetena, jõuavad siis ostumenüüs kinnitamata ostuarvetesse ja nad on seal ilusti, lahtrid on eeltäidetud, ma pean lihtsalt valima õige siis artikli, et mis kuluga minu ettevõtte jaoks tegemist on. Ja selleks, et me saaksime nüüd saata välja ja võtta vastu ka teiste klientide ja tarnijate siis arveid, siis tuleb mul valida üks e-arvete operaator veel, et kas nüüd siis Omniva või Telema, et üks nendest. Omniva puhul sõlmitakse leping ettevõtte ja Omniva vahel ja see teenus on tasuline. Tasu makstakse Omnivale. Müügiarvete saatmine maksab 9 senti ja ostuarvete vastuvõtmine 19 senti iga arve kohta. Lepingu sõlmimise taotluse saatmiseks tuleks klikkida siin nupul saada lepingu taotlus ja juhatuse liige peab ka siin ennast siis ID-kaardi või mobiili-ID-ga ära autentima. Kui see taotlus on Omnivale saadetud ja olete saanud nende käest lepingu ja selle ära allkirjastanud, siis seal lepingus on olemas üks autentimise kood, et see autentimise kood tuleks siis siia lahtrisse kirjutada ja ära salvestada. Siis hakkab toimima see, et saate saata e-arveid välja ja ka vastu võtta. Kuid võib-olla natukene selline kiirem toimima hakkamise poolest on Telema, sest Telema puhul ei pea eraldi teie ise lepingut sõlmima Telemaga, vaid leping on Meritil ja hästi lihtne on siit ära aktiveerida. Lihtsalt vajutada nuppu aktiveeri müügiarvete saatmine, seda müügiarvete saatmist saab aktiveerida peakasutaja, et eraldi autentimist ei ole vaja. Ja ka see e-arvete saatmine on siis tasuline, et 10 senti pluss käibemaks on iga välja saadetud müügiarve ja tasumise koha pealt tuleb siis eraldi Meriti litsentsi arve peale eraldi reaga siis see summa, et oleneb, palju te olete e-arveid välja saatnud. Ja siin allpool on siis võimalus veel aktiveeri ostuarvete vastuvõtmine, et siin on küll vaja siis ennast juhatuse liikmele autentida ja kui ma täna aktiveerin selle ostuarvete vastuvõtmise ära, siis homme peaks juhatuse liige käima ettevõtja portaalis, seal ritt.ee ja kinnitama, et tema ettevõte on Telema kaudu ostuarvete vastuvõtja. Ja kindlasti soovitan e-arvet kasutusele võtta, et siit see aktiveerimine on selline ühekordne toiming, edaspidi ilusti juba on hästi lihtne. Ostuarved tulevad mulle kinnitamata ostuarvetesse, kus ma saan nendega ära tegeleda, nad ostuarveteks ära salvestada ja müügiarveid on siis hästi lihtne saata e-arvetega. E-arve on siis see, et see dokument liigub ühest finantsprogrammist teise. Hästi kiiresti tegelikult siis jõuab kohale kohe selle teie, näiteks kui saadate müügiarvet teie kliendi raamatupidamisse. Et see on jah, hea kasutusele võtta. Aga nüüd olemegi vaadanud siin need esmased seadistused ära ja võime minna müügiarveid lisama, aga igaks juhuks tuletan meelde, et täna siis vaatame selle ettevõtte põhjal olukorda, kus
kuni oktoobri lõpuni ta ei olnud veel käibemaksukohustuslane ja seetõttu me peame siis ära sisestama nüüd dokumendid, mis on kuni oktoobri lõpuni ja temal siis oli selles perioodis üks müügiarve. Läheme teeme koos selle müügiarve ära. Müügimenüüs, et kui me siin vaatame, et siin on veel valikuid, pakkumised on premium-paketi valik, et saab saata siis pakkumisi, ettemaksuarveid, müügitellimusi otse kliendile meili peale ja sealt meilis oleva lingiga saab siis klient selle pakkumisega siis tühistada või kinnitada ja see info jõuab ilusti programmi tagasi, et pärast saab sellest pakkumisest salvestada müügiarve ja hästi hea võimalus, kui ikkagi on vaja ettemaksuarvetega toimetada või pakkumisi teha. Perioodilised arved, et siin on siis selline, ütleme, et korteriühistu funktsioon, et igakuiselt samadele klientidele sama teenuse eest arve esitada. Perioodilised arved on nagu sellised arvepõhjad, mille pealt ma siis saan käia näiteks teatud perioodil, kasvõi mõnes ettevõttes korra kuus või korra kvartalis, koostada korraga ära müügiarved nendele klientidele. Ja koondarvete koostamine, et on premium-paketi võimalus, perioodilised arved on siis ka pro-paketis juba olemas. Ja müügimenüüs vaatame kõigepealt artikleid. Artikleid oleme juba ette teinud ja siin põhimõtteliselt, kui soovite, saab juurde teha artikleid, aga võite neid samu, mis on juba olemas, kasutusele võtta. Hästi mugav on, kohe ma võin minna müügiarveid tegema, kuid räägime natukene, kui ma soovin mõnda artiklit juurde teha, näiteks mõnda teenuse artiklit, et siis mina tavaliselt kopeerin olemasolevat kaarti. Võtan siit selle artiklikaardi lahti. Mulle kõik ülejäänud seadistus sobib. Ma lihtsalt tahaksin teha ühe konsultatsiooni teenuse artikli juurde, sest selle artikli valimisega müügiarvel on hästi mugav, et tuleb nimetus kaasa ja kogu seadistus. Kopeerime siit selle artiklikaardi, kirjutame uue koodi, et see kood peab siis unikaalne olema. Ja artikli liik on siis oluline, et kas siis tegemist on laokaubaga, et käib läbi lao või on ta teenus või kaup. Praegu jätame siis teenuse ja ühiku valin ka ära. Ütleme, et müün seda konsultatsiooni tunniga. Kui ma nüüd müüksin konsultatsiooniteenust ka näiteks minutite kaupa, siis selleks, et ma saaksin minutite ühikuga, teen ma uue artiklikaardi ühikuga minutid ja salvestame siit ära ning läheme müügimenüüsse ja valime siit müügiarved, et me saame kohe selle konsultatsiooni müügiarve ära teha. Lisame uus müügiarve ja esialgu mul ei ole siin veel rippmenüüs ühtegi klienti. Ma lisan uue kliendi ka. Nüüd avanes kliendikaart. See rippmenüü, mis tekib siia alla, on jällegi äriregistrist pärit. Ma valin selle ja äriregistri andmetega täidetakse mulle juba siit ilusti paljud lahtrid ära. Paneme siia e-posti aadressi ka, näiteks klienditugi@merit.ee ja vaatame natukene veel. Siin kliendikaardi peal on olemas selline viitenumbri alusnumbri lahter. Kui ma soovin sellele kliendile personaalset viitenumbrit, et alati sama viitenumber tema arvetele trükitakse, siis ma mõtlen siia selle viitenumbri alusnumbri ise välja. Vähemalt neli numbrit võiks see olla ja viimase numbri trükib siis arve peale toimivaks viitenumbriks programm ise.
müügiarvetel saab veel keelt valida, et kui mul on välisriigi klient, siis ma saan talle inglise, soome või vene keeles müügiarve koostada. Ja hästi oluline on jälgida, et kui mul on välisriigi klient, et ka riik saaks siis õige välisriik valitud ja salvestame. Nüüd kohe-kohe ongi meil ees siin see müügiarve vaade. Ütleme, et see esimene arve, mida me sisestame, on 2. juuli kuupäevaga. Arvenumbrit pakubki mulle programm ilusti 1000, nagu me seadistustes talle ütlesime. Edasi ta pakub mulle siis siit järgmist, kui ma järgmist müügiarvet teen, ütleb, et on uus arvenumber 1001. Ja peame siis valima artikli, et mida me talle müüme. Võtame konsultatsiooniteenuse, kirjeldust saan veel siin täpsustada. Märgin ära koguse, hinna, et praegu, kuna siin ei ole veel ettevõtte käibemaksu kohustuslane, siis ühtegi käibemaksu lahtrit mul siin ei ole. Ja salvestame selle arve ära. Ütleme, et see arve maksti sularahas. Siis sularaha tasumist saan ma otse siin arve peal märgi tasumise nupu alt valida. Võtame märgi tasumine ja makseviisi valikus on kassa. Hästi oluline on meeles pidada, et isegi kui siin makseviisi valikus on olemas ka pank, siis panka me mitte kunagi müügimenüüs otse müügiarve peale ei vali. Kõik pangaga toimuvad tehingud peavad alati käima läbi maksed menüü. Et siis saame me olla kindlad, et meil on pank ilusti alati õige. Praegu siis valime ilusti siit kassa. Ütleme, et laekuski samal päeval ilusti ära 100 eurot ja salvestame. Nüüd on näha, et see arve on ka tasutud ja peale arve salvestamist tekivad nupud siia paremale ülesse. Kirjaklambri nupu alt ma saan panna kaasa faili või siia külge, ütleme, paneme siit ühe faili. See fail, mis on kirjaklambri nupu alt lisatud, läheb ümbrikuga saates ehk siis meiliga saates kaasa. Saadamegi talle kõigepealt välja siis e-postile meiliga. Võtame siit kirjaklambri või selle ümbriku nupu ja saadame kirja välja. Ilusti saaja e-post tuli tema kliendikaardi andmetest. 2 manust on arvemanus ja siis see lisatud manus ja pime koopia läheb sellest kirjast minu enda ettevõtte meili peale ka. Ja saadame välja. Meil on saadetud. Nii, see meilile saatmine on tehtud, aga meil on olemas siin ka e-arve nupukene ja paistab, et see klient võtab ka Meriti kaudu e-arveid vastu ja saadame talle ära ka e-arve siit. E-arve on siis see, mis liigub ühest finantsprogrammist teise, tal on see kohe kohal ja mõningatel juhtudel mõnes ettevõttes, kui kasutatakse mõnda välist e-arve operaatorit, et siis võib natukene minna aega, aga põhimõtteliselt see e-arve liigub kiiresti ja kindlalt. Et kui siin meili peale saates võib juhtuda, et see kiri satub rämpspostkasti, klient ei näe seda kohe, võib tekkida viivitus, et ei saa selle tõttu oma rahasid kohe, et nad ei maksa, nad ei ole näinud arvet, siis e-arve saatmisega seda muret ei ole, et see jõuab ilusti nende finantsprogrammi, nad saavad selle kohe oma raamatupidamisse võtta ja teile raha teele panna. Nii, aga e-arve, juba saatsime ära, korduvalt e-arvet saata ei saa, et ainult ühe korra. Aga vaatame üle ka, missugune see PDF välja näeb, et missugust arvevaadet meil klient näeb, et meil siis praegu selline arve ilusti tekkis. Ja nüüd on meil siis kuni oktoobri lõpuni dokumendid sees ja läheme seadistustesse, et anda programmile teada, et nüüd alates 1. novembrist on vaja
mul käibemaksuarvestust. Ma ise pean jälgima seda, et mul nüüd oktoobri lõpuni saaks ilusti dokumendid programmi ära sisestatud ja alles siis lähen seda seadistust tegema. Sest programm teab ainult seda seadistuse lisamist ja kui mul on määratud, et on käibemaksukohustuslane, siis salvestame ja kui me nüüd läheme müügiarvet lisama, lisame kindlasti uue müügiarve. Siis nüüd teeme Merit Tarkvarale uuesti müügiarve. Nüüd me näeme hinnad juba käibemaksu lahtritega. Ütleme, et see on siis 5. novembril tehtud arve. Valime siit näiteks, valime teenuse, ütleme, et reklaamiteenus ning reklaamiteenus ning hinnaga 5000 eurot pluss käibemaks. Et programm ilusti arvutab siia juba käibemaksu ka ja hind kokku 6000 ja salvestame. Nüüd saadame selle arve ka e-arvena välja. E-arvena liigub siis ainult see arve ise, kui vastuvõtjaks, kui saadetakse näiteks Telema või Omniva kaudu. Aga kui mul on pandud mõni lisafail, siis Merit kaudu see tasuta saatmine, liigub ka see lisafail kaasa. Aga teistel juhtudel liigub ainult e-arve ise. Ja läheme tegeleme ära ka ostuarvetega. Et siin läheme edasi ostumenüüsse. Ostumenüüs on siis aruandvatest isikutest me natukene rääkisime, et kindlasti tuleb lisada nimeliselt. Lisame siia ka, näiteks on meil Rein, võime siit veel täita lahtreid. Ja ostumenüüs, kui ma võtan vastu e-arveid või kasutan mõnda välist digiteerijat, siis programmi jõuab mulle infos ja kinnitamata ostuarvete alla. Täna aga, kuna me selle ettevõtte puhul lisame tagantjärgi neid asju ja neid on vähe, et siis ma lihtsalt lisan nad ostuarvete alla, kasutades programmi sisest digiteerimist. Aga kindlasti, kui teil on palju dokumente ja tšekke, et siis see e-arvete vastuvõtmine aitab ja hästi palju aitab ka mõne välise digiteerija kasutusele appi võtmine. Et väliseks digiteerijaks on siis näiteks Costpocket, kellel on hästi tore mobiiliäpp, millega saab teha siis juba poes olles kassa juures sellest tšekist pildi ja saata digiteerimisse ning nad digiteerivad selle ilusti ära ja see jõuab siia raamatupidamise programmi kinnitamata ostuarvete alla ja mul jääb üle valida ainult sinna sobiv artikkel, et oleneb, mis kuluga minu ettevõtte jaoks tegemist on. Ja põhimõtteliselt ma seda tšekki isegi paberkujul üldse säilitama ei pea, et on mul ilusti digitaalselt olemas. Aga alustame siis, paneme siis ostuarved sisse. Et kõigepealt mina siis lohistan ühe arvefaili siia ostuarve keskele ja tekib selline arvevaade, et arvet saab veel siit kirjaklambri nupu alt lisada ja tekib ka ilusti selline eelvaade. See eelvaate kastikene kindlasti sättige endale sobivasse suurusesse, et oleks mõnus vaadata ja selleks, et ma nüüd ei peaks käsitsi hakkama neid andmeid siia täitma, ma kasutan seda programmisisest dokumendi digiteerimist. Et see on nüüd selline tasuline teenus, mida Costpocket osutab, et 15 senti pluss käibemaks on siis iga digiteeritud dokumendi eest ja aktiveerin selle ära, et siis on palju kiirem, ma ei pea neid lahtreid üldse ise täitma. Kui aga e-arvet vastu võtan,
siis juba jõuab see info kõik minuni ilusti täidetud lahtritega. Nii, tarnijakaart on praegu siin ees. Valime siit äriregistri andmetest, tuuakse mulle osad andmed juurde ja salvestan ära selle tarnijakaardi. Et näen, et nüüd on mul siin andmed ilusti ära täidetud ja mina siis pean tuvastama, et mida siin ostetud on ja vastavalt sellele siis artikli valima. Ütleme, et siis see on selline ruumide rent. Kuna ettevõte on 1. novembrist käibemaksukohustuslane, et siis on siin juba ilusti ka käibemaksu lahtrid olemas ja kontrollin üle siis summa käibemaksuta, käibemaksusumma ilusti klapib, arve kokku, ilusti klapib sellega, mis on dokumendi peal ja salvestan. Nüüd, kui ma ära salvestan, siis programmi tekib ostuarvekanne ja raamatupidamises on see info olemas. Lisame veel 2 arvet. Et jällegi lohistan, sama asja teeb välja, kui ma valin siit kirjaklambri nupu alt. Ja vaatame, meil on siin üks arvutihiirte ostmise tšekk ja jällegi digiteerin ta siit ära. Tarnijakaarti mul veel ei olnud, valin siit ära. Et tarnijakaardi tekitamine hästi lihtne, et alati tasub valida sealt seda ettevõtet sealt rippmenüüst, mida äriregistrist tuuakse andmed. Ning ütleme, et see tšekk ongi makstud, vaatame maksetähtpäeva, siit ei leidnud, arve peal ei olnud. Ja ütleme, et see tšekk on makstud ettevõtte pangakaardiga. Kõigepealt ma valin artikli, et näitan, mis kuluga siis tegemist on. Võtame siit IT-teenused näiteks, arvutitarvikud. Ja vaatan, kas mul on siin käibemaksusumma. Ahah, natukene korrigeerin. Käibemaksusumma alati see, mis on tšeki peal. Ja summa kokku klapib ja salvestan. Ja kui ma olen nüüd selle tšeki eest maksnud ettevõtte kaardiga, siis ma siin ostuarve peal saan kasutada märgi tasumise nuppu ja valida debetkaardiga tasutud ostuarved. Hästi oluline, tuletan meelde, et kindlasti otse dokumendi pealt me ei vali panka makseviisiks, sest ka ostuarvete tasumised, kui need on pangatehingud, need käivad läbi maksed menüü. Aga praegu saan valida, et debetkaardiga tasutud on ettevõte, siis maksis enda kaardiga otse poes ja salvestan. Et kõik need, mis on ülekandega ostuarvete tasumised, käivad siis läbi maksed menüü. Ja see arve on ilusti tasutud ning tekkinud ka kanne. Lisame veel ühe ostuarve. Ja selleks on nüüd, valime seekord siis faili, et võtame siit. Selleks on nüüd üks arvuti ostuarve ja arvuti puhul, kuna see soetushind on tal päris kõrge, siis ma vahepeal panen siit digiteerimise tööle, siis põhivara osas kindlasti tuleks otsustada, vaadata, et kas see on teie jaoks põhivara. Kas te kasutate seda seadet rohkem kui 1 aasta ja kas tema see soetusmaksumus on üle selle põhivara alampiiri, mis te olete enda ettevõttes otsustanud. Et ütleme, et meie võtame täna selle arvuti põhivarana arvele ja põhivara ostu juures on oluline, ennem kui ma lähen artiklit valima, kindlasti lülitan sisse selle põhivara ostu linnukese, sest artikli valimisel lisan siis uue põhivara nupuga. Ja tekibki selline põhivarakaart. Ja valin ära põhivara grupi. Ja juba on siis valikud tehtud siin ja lisan. Vaatan üle. Siin on veel üks rida,
erakopeerimise tasu, selle ma tahan lihtsalt kulusse panna ja lisan siit alt uue rea ja valin nüüd näita artikleid, sest ma tahan lihtsalt ühe, ütleme, IT-teenuse kulu veel siia lisada ja korrigeerin need summad ise ära. Ütleme, et see on see summa ja põhivaral siis on see summa. Nii. Kokku summa õige, käibemaks ka klapib, nagu on arve peal ja salvestan ära. Nüüd, kui mul on pankadega otseühendused loodud, siis on väga mõnus tegelikult kasutada seda funktsiooni, et ma saan koostada otse siit arve pealt maksekorralduse ja panka saata. Et seda saab siis juba arve pealt algatada. Teine variant, kui ma tahan korraga palju, siis maksed menüüst koostada maksekorraldus. Aga hästi-hästi mõnus on see ka, et otse arve pealt saan juba märkida, et teeme maksekorralduse sellel arvel ära. Ja nüüd on ostuarved lisatud. Ostuarved on mul programmis. Need, mis on veel tasumata, need on punasega. Ja vaatame üle, et kuhu see põhivara meil jõudis. Selleks läheme põhivara menüüsse, valime põhivarad. Et tekkis meil ilusti siia selle arvuti põhivara kaart. Ja kuna meil on nüüd põhivara olemas, et siis korra kuus ma pean käima amortisatsiooni arvestust tegema ja võtan amortisatsiooni arvestus, lisan uus amortisatsiooni arvestus ja salvestan ära. Et hästi lihtne. Peaasi, et ei unune, et lihtsalt käia ja lisada korra kuus siis amortisatsiooni arvestus. Põhivaraga tuleb alati teha siis tehingud kronoloogilises järjekorras. Ning saame minna maksed menüüsse ja vaadata üle pangakaardid. Vaatame siit pangad. Praegu on meil üks pank juba lisatud, et selleks on siis LHV. LHV-ga otseühenduse loomiseks tuleks siis kõigepealt sisse vajutada siin linnukene, loo otseühendus pangaga ja juhatuse liige saab ennast ära autentida ID-kaardi või mobiili-ID-ga. Seejärel siis pank saadab juhatuse liikmele lepingu ja kui see on ära allkirjastatud, siis pank aktiveerib otseühenduse ja kõik värsked pangatehingud hakkavad tulema programmi otsa. Kindlasti tasub sisse lülitada ka linnuke kinnita automaatselt seotud maksed, sest need read, mis pangatehingutest programm ise oskab ära siduda, kinnitab ta siis ka automaatselt ära. Kui on rida kinnitatud, on ka kanne raamatupidamises olemas. Ja trükiarvele linnukene, kui on sees, trükitakse müügiarvele. Ja salvestame siit ära. Lisame siit mõne panga veel. Et kohe, kui ma olen siia selle pangakonto IBAN numbri pannud, siis programm annab väikse juhise, et 4 panka on siis, millega saab otseühendust luua. LHV, Swedbank ja Coop on sellised pangad, mille puhul otseühendus hakkab tooma värskeid pangatehinguid iga mõne minuti möödudes programmi, et hästi tegelikult kiiresti. SEB panga puhul tuuakse siis eelneva päeva tehingud varajastel hommikutundidel, et üks kord päevas tuuakse pangatehingud programmi. Aga kõik need perioodid, mis on enne otseühenduse loomist, peaks siis tooma failiga. Et julgesti lisage enda pangakontot siia ja aktiveerige ära otseühendused, väiksed juhised tulevad automaatselt siia alla. Ja üheskoos juhendid on veel meil siin kodulehel Merit Activa juhendite all. Aga vaatame siit maksed menüüst. Läheme maksed, et siin toimub nüüd pangatehingute kajastamine. Ja panga väljavõtte impordi alla impordime siis praegu failiga. Avame faili ja valime siit
valime siit kohe, mul on siin 2 faili. Nii, sätime natukene paika. Panga väljavõtte impordi vaates, kui nüüd tulevad otseühendusega read programmi, siis need jõuavad ka, et tekib selline vaade. Need rohelised read on need, mis programm ise on ära tundnud ja osanud juba ära siduda. Kuid ülejäänud ridadega pean ma siis ise aitama programmi. Ja siin on 2 sellist tulpa. Üks on võlgnevused ja teine on muud. Võlgnevused tulbast seotakse alati 4 liiki tehinguid. Tehingud klientidega, tarnijatega, Maksu- ja Tolliametiga ja aruandva isikuga. Et kui selle tehingu rea sisu on näiteks selle müügiarve laekumine, see ongi tehing kliendiga ja võtan võlgnevused nupu alt, valin siit õige kliendi, tema arve ilmub siia alla, märgin ära, summa 5000 siis osaliselt laekus, erinevus läheb nulli ja salvestan ja rida muutub roheliseks, ma saan ta ära kinnitada. Kui ma ära kinnitan, siis tekib raamatupidamisse kanne. Et senikaua, kuni need read siin vaates on, ei ole veel raamatupidamises nende infot. Ja hakkame siit järjest vaatama, et siin kaardi kuutasu ja pangateenustasu ilusti programm tunneb ära, seob pangateenustasu kulukonto. Sularaha pangast kassasse, ka kassatehing, valime siit kassakonto. Debetkaardiga makstud tšekk, see ongi see tšekk, mille me sisse kandsime ja kuna me sealt ostuarve pealt märkisime, et ta on debetkaardiga tasutud, siis nüüd me märgime siit pangast ka, et ta on debetkaardiga tasutud, ühte ja teistpidi käib selle sama konto pealt läbi. Ja arve on tasutud ja pank on ka korras. Nüüd on veel üks arve laekumine, müügiarve laekumine, alati võlgnevused nupuga. Valin siit õige kliendi, märgin ära ja salvestan. Nüüd on üks ostuarve tasumine, tehing tarnijaga, võlgnevused nupu alt. Valin õige tarnija, tema arve tuleb siit välja, märgin ära ja salvestan. Ettemakse aruandvale isikule, et kõik aruandva isiku tegevused pangas peab ka võlgnevused nupu alt alati valima, sest meil on vaja valida see aruandev isik ilusti nimeliselt. Ja kuna talle tehti ettemaks, kirjutan, et sai 25 ettemaksu lahtrisse ja salvestan. Nüüd on veel siin näha, et üks müügiarve või ostuarve on ilusti ära tasutud, ära seotud, programm on ära tundnud ning ka üks palk. Ja selle palga maksmise rea tundis programm selle tõttu ise ära, et siin on sõna töötasu. Et see on selline väike kaval nipikene, tasub kirjeldusse töötasu sõna panna, et siis juba programm tunneb ära ja oskab ise palgavõlakonto võtta valida. Ja üks juhatuse liikme tasurida on siin veel, et see tuleb ka siduda meil palgavõlakontoga. Ja kõige all on siis tehing Maksu- ja Tolliametiga, et Maksu- ja Tolliametile on raha kantud ja alati siis panga väljavõtte impordis võlgnevused nupuga. Maksu- ja Tolliamet ilusti valida ja paneme talle selle ettemaksu summana. Et kajastame praegu siis pangatehingut. Pangast lähebki kõigepealt raha Maksu- ja Tolliameti ettemaksukontole ja hiljem me tasaarveldame maksuvõlgadega selle ettemaksu ära. Ja kinnitame siit need read ära. Kui need read saavad kinnitatud, siis nad jõuavad maksete nimekirja. Saan koostada veel maksekorraldusi ja otse siis panka saata, kui mul on otseühendused LHV Coopi, Swedbanki või siis SEB pangaga tehtud. Ja vaatame nüüd, kuna meil on ilusti ära tehtud novembri dokumendid,
siis me saame ära teha ka finantsimenüüs käibedeklaratsiooni. Käibedeklaratsioon valime siit, lisame uus käibedeklaratsioon ja kõige esimesel korral ma pean andma programmile info, et missuguse kuupäevaga alustame. Ja edaspidi lihtsalt vajutan nuppu uus käibedeklaratsioon ja järgneva kuu deklaratsioon mulle siis siia tekib. Salvestame siit ära ka. Ja kindlasti, kui nüüd käibedeklaratsioon on mul salvestatud, siis siit aruannete nupu alt soovitan kontrollaruande endale arvutisse salvestada. Et võtta siit kontrollaruanne ja vajutada siis PDF-i nupu peale, et saab endal arvutis säilitada seda kontrollaruannet. Et juhul, kui ma olen kogemata teinud muudatusi siia novembrikuusse kunagi nüüd tulevikus kogemata ja see käibedeklaratsioon on punaseks läinud, et siis mul on millega võrrelda. Et see PDF-i salvestamine arvutisse ja säilitamine aitab mind siis sellest olukorrast kiiremini välja, kui ma otsin taga seda dokumenti, mida ma kogemata olen vanasse perioodi salvestanud, kuid programmil on üks hea nipp seadistustes majandusaastate juures ka, et me saame anda ette perioodi, kuhu meil on lubatud salvestada. Et see aitab ka veel selliseid olukordasid vältida, kus ma kogemata eksin dokumendi kuupäevaga näiteks. Ja saadame käibedeklaratsiooni Maksu- ja Tolliametisse, käibedeklaratsioon e-maksuametisse ja kui ma nüüd vajutan seda nuppu Saada KMD Maksuametisse, et siis tuleb mulle siin üks juhis. Mul on vaja 2 toimingut alguses ära teha. Hiljem saan juba ainult nuppu vajutada, aga praegu on vaja 2 tehingut ära teha. Üks on see, et Maksu- ja Tolliametis juhatuse liige peab andma volituse Swedbankile, sest Swedbank osutab Meritactivale turvaserveri masin-masin-liidese teenust. Ja siin on olemas ka juhis, kuidas seda siis e-maksuametis teha saab. Kui see on tehtud, siis programmiaknas siin vaates tuleb ennast ka ära autentida mobiil-ID või ID-kaardiga ja see on selline ühekordne seadistus, edaspidi ongi vajutada ainult nuppu Saada KMD Maksuametisse ja see deklaratsioon liigub Maksu- ja Tolliametisse, et pärast logite Maksu- ja Tolliametisse veel sisse, vaatate, et teil on seal kõik olemas ja korras. Nii et on hästi selline mõnus ja kiire, et vajadusel saab muidugi ka koostada faili ja failiga üles laadida. Nii, aga käibedeklaratsiooni oleme ära vaadanud. Meil on natukene aega veel jäänud, aga kohe-kohe me jõuame ka palga juurde, et natukene läheme nüüd üle aja. Aga vaatame, kuidas me saame Merit palka minna ja palgad ära arvestada. Et Merit palka saame minna tegelikult juba otse siit Meritactiva programmist, kui me vasakul üleval nurgas 3 punkti peale vajutades menüüs kõige alumise nupu sisene Merit palk programmi valime. Ja saamegi Merit palk programmi sisse logida, et sellesama kasutajakontoga, millega ma siis Activat kasutan ka palka. Mul on siin olemas juba üks loodud andmebaas, et kes nüüd alles tutvub Merit palgaga, siis siin novembri lõpupoole toimus ka üks Merit palgaga alustamise selline veebiseminar, et kindlasti vaadake, meil kodulehel on ka selle salvestus üleval, et seal on siis põhjalikumalt Merit palgaga alustamisest. Aga praegu siis arvestame kiirelt palgad ära, et tegemist on siis novembrikuuga, et arvestame novembri tasusid. Novembris tuligi siia ettevõttesse 2 inimest tööle ja nendel on ka siis lepingud niimoodi, et üks saab meil siis töölepinguga kuupalka, teine juhatuse liikmetasu. Ja tasude arvestuse lehele ilusti jooksevad nende tasude arvestused mul automaatselt välja
ja saan programmis ära vormistada väljamakse. Võtame siit väljamaksed ja prognoosleht, mida mulle siin palgapäeva järgse kuupäevaga ilusti pakutakse, on võimalik mul ära kinnitada ja programm oskab teha ilusti maksuarvestuse ära, kui on tasud välja makstud. Ja saadame ka nüüd DSD Maksu- ja Tolliametisse, maksudeklaratsioon DSD, saada DSD, esimesel korral autentin ennast, järgnevatel kordadel lihtsalt vajutan nuppu saada DSD ja seda, kas see DSD jõuab sinna kinnitatud staatusega või mitte, et seda ma saan siis seadistustes ise määrata. Lisaks siit palgaprogrammist, tasude arvestuse menüüst saan saata ka palgateatised töötajatele meili peale. Ja tasude arvestuse menüüst saan kätte ka pearaamatu kande. Ja pearaamatu kande ma saan saata Merit Activasse. Klõpsan siin Merit Activa peal. Esmakordselt ma peaksin ära seadistama API seadistuse, et edaspidi oleks mugav lihtsalt saada kanne Activasse nuppu kasutada. Aga selle API seadistuse me teeme koos läbi ja selleks tuleb minna siis Merit Activasse. Merit Activas võtame lahti seadistused ja kõige vasakpoolsemast tulbast API seadistus. Lisame siia uue võtmekommentaari. Ja nüüd on oluline kogu kombinatsioon ilusti kopeerida, kõigepealt API ID ja läheme Merit palgas, kleebime ta siia. Ja jällegi siis Merit Activast võtame võtme, ikka ilusti kogu kombinatsiooni. Ja API võti ka sai meil ja salvestame. Ja muutuski see nupp saada kanne Activasse roheliseks, saadame kande Activasse. Moodustati pearaamatu kanne 1. Ja kui me nüüd läheme Merit Activasse vaatama, siis see kanne jõuab siia finantsmenüüsse pearaamatu kannete alla. Ja on meil ilusti olemas see palgakulu kanne hästi lihtsasti. Ja selle palga pearaamatu kandega on meil olemas nüüd ka palgamaksuvõlad ja tasaarveldame maksud ära. Maksusid saab tasaarveldada maksed menüüst valides maksed ja siin on eraldi koht tasaarveldusmaksudega. Lisame siit uue makse ja valime kuupäeva. Kuna nüüd novembri DSD esitamise tähtaeg on 10. detsember, siis saan ma siia märkidagi, et Maksu- ja Tolliamet tasaarveldab ka selle ettemaksu ära 10. detsembril. Ja märgime siit kõik ära, aga võtame linnukese ära novembri käibedeklaratsiooni eest, seda me praegu ei tasaarvelda. See esimene rida on nüüd see, et me panime seal panga väljavõtte impordis Maksu- ja Tolliameti külge ettemaksuna selle summa, mis me talle kandsime. Ja need alumised read tulevad siis novembri palgakandest, on maksuvõlad. Ja siin ma seongi nad omavahel kokku ja salvestan ära. Ja see, mis on nüüd novembri käibedeklaratsioon vaja ära tasuda, et see siis tuleb alles 20. detsembril. Ja vaatame natukene ka aruandlust. Finantsimenüüst me saame vaadata hästi mõnus, ma ise vaatan alati käibeandmikku, et see käibeandmik, ma saan ise valida siit perioodi, mis mind huvitab ja ma näen ära nende kontode käibed ja lõppsaldot ka. Et siin on hästi hea ülevaate annab kontode osas ja seda, mis seisus meie ettevõte nüüd ütleme novembri lõpuga on, et seda on hea vaadata bilansist. Vaatame siit bilanssi, saame siit valida näiteks aasta, perioodide arv 1 ja ütleme, et tahan vaadata novembri lõpuga, koostame aruande. Et siin ma siis näen, mis seisus minu ettevõte on ja praegu vaatame, et siis aruandeaasta on ilusti kasumis, et päris hästi on läinud.
ja finantsimenüüst veel kasumiaruannet saab ka vaadata, et kindlasti on põnev enda ettevõtte andmetega neid aruandeid vaadata, et ma pikemalt siin sellepärast ei peatugi. Ja oleme siis jõudnud tegelikult läbi käia need planeeritud tegevused ja mina ütlen teile suur-suur aitäh, et te tulite ja rahulikku jõuluootust. Aitäh ka minu poolt ja suur aitäh sulle, Leelo, sellise põhjaliku ülevaate eest. Ma usun, et kõik tänased osalejad said nüüd paremini selgeks, et millised on Aktiva võimalused, millised on palgavõimalused ja lisaks ka kõik said enda küsimustele vastused. Ma näen, et Kersti ühele küsimusele veel vastab, ehk siis ma ei lõpeta kohe seda veebiseminari ära. Nii, nüüd tundub, et kõik küsimused on saanud ka endale vastused ja kui kellelgi on veel küsimusi, siis pöörduge Meriti klienditukke, et chati kaudu, kirja teel või helistage, et oleme valmis kõigile teie küsimustele vastama. Ja otse loomulikult ootame teid kõiki 19. detsember Meriti kohvihommikule. Ja muideks mul tuli just meelde, et tegelikult sel kolmapäeval, 6. detsembril ootame kõiki Tartu inimesi Veespaasse, et meil koostöös Coop Pangaga toimub hommikukoht. Nii et kui kellelgi on huvi, siis kirjutage meile ja saame teid sinna kirja panna. Seal on küll registreerimine lõppenud, aga ma usun, et mõned kohad, kui on huvi, leiame siiski, et siis saab täitsa näost näkku teiega kohtuda. Aga suur aitäh ka minu poolt ka Kerstile kõigile küsimustele vastamise eest. Järelvaatamise lingi saadame 2 nädala jooksul, nagu lubatud, ja ilusad jõuluootusaega, et tõesti see ilm on võrratu, et ma usun, et siin saab ainult nautida seda ootusaega. Aitäh ja head aega!